Ja kui me nüüd räägime nende tipptammestest, siis üks asi, mis on siis selgub välja, et nende veealuste nimadest ja üks asi, mis ma tahaksin nagu siin tähelepanu pöörata, et üritage seda filmi vaadata tähelepanelikult ja märgata enda jaoks seletada ära, mida te märkate siin, et mis siin nagu esineb. Nii. Ja siit tekibki see asi, et on olemas haabjad, pärned, tammjad ja nii edasi, aga ütleme ukraina keeles ja teistes keeltes, kuidas saab teada, et kus pärineb see substraat, mida kasutatakse veealuste kohta, siis selgub välja, et ukraina keeles ei ole võimalik teha vahet, kas sul on tamm või tammjas, ta on ikka tuba, prišli na dubje ili dubah. Näiteks on tammedel na dubah, eks ole, tammjastel na dubah. See on seda, et ta on nende jaoks vahetatav samamoodi kui sünonüüm. Meie teeme sellel väga suurt vahet, kuna meie jaoks on see tehnoloogiline, meie tehnoloogia, me teeme vahet, et mis asi on siis tammjas ja mis asi on tamm kui selline. Ja selgub välja, et ka sellised asjad nagu aluslotsik ja paat või tšoven, kui ukrainakeelne mõiste on siis nagu üks ühendav lüli, aga meie teeme vahet, kas meil on alusega tegemist lotsikuga või paadiga, ukrainlaste jaoks on see üks ja sama mõiste. Ja nüüd tuleb siis välja sinna mõiste, et neil ei ole võimalik, küll võite öelda, et see on nagu tammis, eks ole, tuba või siis on pärnes, no neil ei ole pärnet ühtegi, ma olen näinud seal, haabes üks oli, aga nemad olid tuba ja nad veel lisaks tubale ütlevad, et see tšovan dovbid või seal, mis ta on, ja kui nüüd seda haabest või lossikut tahutakse, siis tahumise käigus, noh, mis sa toksid, eks ole, siin ongi see tegemise nimi toksimon dovbid, eks ole, kui selline. Ja põhimõtteliselt see heli, mis seal siis haabja laagris toimus, oli nii nagu rähk toksiks seda, ütleme, puukoort. Ja sellest tulenevalt on ukraina keeles haabes, pärnes, tammes, nad ei tee vahet, kusjuures puutüübil, nad räägivad, et see on tšoven dovbanka, ehk siis see on nagu alus või siis paat või kuidas me tahame öelda, lootsik, mida on välja tahutud. Ja nemad ei tee sellist vahet nagu on sellepärast, et nende jaoks on see substraat, mis on meie keelest või siis ugri substraatist võetud, nad on seda üldistanud selliseks mingisuguseks nähtuseks. Ja nüüd ongi selline asi, et see ei ole ainukene Ukraina eripära, vaid hästi kuulsad Põhjamaa meeste laevad, mida nimetatakse klinker alusteks või laevadeks, eks ole, on just toodud välja, see klinker tähendab seda, et kui sa taod siis vastu laudiseid ja neid kinni siis metallist või rauast naelaga, siis tekib see klikk heli, siis tegelikult kõik laevatüübid, mis on seotud ehitusheliga, on mingisugune tuletis sellest substraadist, mis parasjasti oli kuskilt kellegi teisest võetud. Nii et näiteks me võime väga täpselt öelda, et näiteks, et laudistest tehtud laevakered, näiteks Põhjamaa meestelt on üle võetud ugrilaste poolt või ugrilaste sellel teemal ja seesama see banka või see tahumise pool või siis lotsik, tahutud lotsik, see on puhtalt selle tehnoloogia, kõrvaga kuulmise tehnoloogia nagu üldistamine, nad isegi ei uuri, millega tegu on või mismoodi seda nimetatakse.